Ja teise teemaploki nimeks, ehk siis teise osa nimeks, on väikerahvaste, saarte ja linnade kultuuriruumide kestlikkus. Ettekandeks palun siia meie ette, ma loodan, et on siin, Indrek Park, keeleteadlane, indiaani keelte uurija ja tema ettekande teemaks on, kuidas hoida pärimuskeelt, kui keele loomulik edasikandumine on katkenud. Indrek Park, ma palun siia. Tere. Siia võib ka panna oma veel. Võib jah, see vesine olud ära. Kelle? Tere! Väga tubli, ja selge. Et meil on paneelis 4 inimest ja me leppisime kõik kokku, et me väga pikalt ettekannet ei pea, et siis me saame nagu vestelda ka rohkem. Et ma arvan, et head mõtted tulevad küsimuste ja vastuste voorus. Nii, et minu ettekanne keskenduks peamiselt keeltele. Et ma hakkan väga üldiselt peale ja siis lähen natukese konkreetsemaks. Et praegusel hetkel on maailmas UNESCO arvestuse järgi kõneldakse umbes 7000 keelt. Umbes 20 keelt nendest võtavad ära peaaegu 90% kõikidest maailma inimestest. Ja keskmine keelekõnelejate arv on ainult umbes 10 000. Et pigem on reegel selline, et ühte keelt kõneleb väga vähe rahvast. Ja 10 000 ei tähenda sugugi, et see keel on kehvas seisus, et võib-olla see 10 000 rahva hulk, kõik põlvkonnad kõnelevad omavahel ainult ema keelt. Aga üleüldises plaanis on ikkagi olukord hull. Et 7000 keelest on umbes 600 selliseid, mida räägib vähem kui 10 inimest. Siis on veel 600 keelt, mida räägivad ainult vanurid. Et need on siis, ütleme, üle 70 või 80 aastad inimesed. Ja siis on veel umbes 600 keelt, mida ei räägi lapsed. Et siia võib tinglikult tuua varsti ka võru keele või seto keele. Seto keeles võib-olla keegi mind parandab nüüd, aga minu teada ei ole praegu Setomaal mitte ühtegi last alla 18 aastast, kes kõneleks seto keelt ema keelena. Sama hästi, vähemalt sama hästi kui eesti keelt, kirjakeelt. Võib-olla kusagil Siberis on, aga ma seda ka hästi ei usu. Nii, ja seto keele kõnelejaid on meil arvatavasti 10 000 või rohkem, aga tegelikult see keel kuulub siis nende 600 hulka, kus lapsi ei ole. Võru keelega on samasugune lugu, et rahvaloenduse järgi 75 000 kõnelejat, seda ma ei usu mitte iialgi, võib-olla on 25 000 sellist, 30 000 head rääkijad. Kui oli nüüd see võrokeste suur kongress, siis seal Sulev Iva luges kokku kongressi jaoks, et kui palju on siis tegelikult neid peresid, kus lastega räägitakse ja kui palju neid lapsi on alla 18-aastased, kes võru keelt tõesti räägivad ema keelena. Ja neid peresid tuli kokku Sulev Iva arvestuse järgi 17 ja selliseid lapsi on umbes 25 ainult. Et see muutus on olnud drastiline, kiire, et ma mäletan 80-ndate lõpus, et Urvaste kooli lõpetajad peaaegu kõik omavahel rääkisid võru keelt ja nii edasi, et kohutavalt kiiresti on see muutus käinud. Nii et mida siis teha? Et maailmas on väga palju selliseid keeli, kus keele loomulik edasiandmine on katkenud. Ja see enamasti ei ole toimunud mitte keele sisemistel põhjustel, vaid see on ikkagi väline surve olnud. Ja eks seda on ju Eestis ka olnud. Et alates erinevate riigivõimude all niinimetatud murrete alla surumisest, kas need üldse ongi murded, ma olen muuseas täiesti veendunud, et vähemalt võru keel ei ole kindlasti murre, see on keel. Et kui võtta mis tahes võrukeelne tekst, ütleme vanem tekst 5-60 aastat vana, siis sisuliselt ei ole mitte, ütleme, et 10 lausest on 9 sellised, kus absoluutselt iga sõna hääldub teistmoodi, kui ta häälduks eesti keeles, pöördub, käändub teistmoodi, reaktsioonid, süntaks on teistsugune. Et mis siis, et sellest saab aru? Aga ma arvan, et kirjakeelsele põhjaeestlasele on võru keel kindlasti raskem ära õppida kui soome keel. Sest
mõnes mõttes ta liiga sarnane, see teeb ta väga raskeks, sõnad on sarnased, aga grammatika, hääldus on eesti keelest ikka väga-väga erinevad. Nii et mida siis peale hakata? Ma põhimõtteliselt võtaksin oma jutu selle suure plaani siis kokku niimoodi, et ega ei olegi midagi väljaspoolt peale hakata, kui ikkagi see rahvakild ise oma keelt ei hakka turgutama ja hooldama, väljaspoolt on seda väga raske teha. Kas aitab see, kui näiteks täiskasvanutele keelt õpetada? Kindlasti kuigi palju ja nendele inimestele annab see identiteeti juurde, aga kas see aitab keelel säilida? Pigem mitte. Katsun mõnda ilusat idioomi nüüd meelde tuletada. Ainukene asi, mis võiks aidata minu kogemust mööda, on ikkagi see, kui teha keelepesasid. Sest ütleme, Lõuna-Eestis sisuliselt enam ei ole noori alla 40-aastaseid või ütleme alla 30-aastaseid sünnituseas inimesi eriti alles, kes suudaksid oma lastega kodus rääkida emakeeles. Ja võib-olla kui üks isegi on, siis mis selle asjade peal raskemaks on see, et väga harv on selline juhus, kui 2 keelemõistjat tänapäeval näiteks Lõuna-Eestis kokku satuvad. Ja kui ainult üks oskab ja teine oska, siis varem või hiljem ja pigem varem minnakse üle kodus eesti keelele. Ja televisioonist, ajalehtedest, muusika igalt poolt tuleb ainult riigikeelt, nii et sellist keelt on väga raske üleval pidada. Ja me hiljem pärast siin paneelis veidi räägime sellest rohkem ka ja minu arust ma olen näinud viimase 10-15 aasta jooksul ainult ühte edukat sellist ma ei oskagi nimetada, mitte eksperimenti, vaid sellist ettevõtmist, kus on tõesti antud keelt edasi lastele. Ja isegi nii, kui vanemad ise ei oska keelt rääkida. Ja see üks näide on Haanja keelepesa, mida nüüd ei ole 4 või 5 aastat olnud, sest kõik need lapsed järsku said nii vanaks ja läksid kooli. Aga kuni selle hetkeni, kuni nad kooli läksid, said nad 3 korda nädalas kokku Haanjas, kuhu oli siis koolist, tavalisest koolist ja lasteaiast eraldi saadud ruumid, kus need lapsed siis iga päev kuulsid oma õpetajate või kasvatajate käest ainult haanja keelt, võru keele vorm, ainult haanja keelt. Ja praegu need lapsed on kõik juba kooliealised, nad räägivad niivõrd hästi, et kui need omalt vanemad teevad kodus vigu, et siis nad parandavad ka neid. Ja see on selline üks ainukene näide. Praegu Värskas ka tehakse, ma ei ole nüüd seal 2 aastat vaatamas käinud algust peale, et ma ei tea, kui hästi neil läheb seto keelega seal, et võib-olla Ülle teab sellest pärast paremini rääkida. Aga ütleme, et minu kogemus on selline, mis teeb selle Haanja keelepesa veel eriliseks, on see, et see on täiesti kogukonnapõhine. Haani rahvas, Haaniköse või kuidas iganes neid nimetada, tulid kokku ja vaatasid, et asi on ikkagi väga halb ja ise leidsid projektirahad, ise panid selle kooli käima ja täiesti, uskumatu, et mujalt maailmast võis ka tulla vaatama, et kuidas see keelepesa ikkagi toimus. Ma olen ise oma töö tõttu puutunud kokku umbes 100 erineva keeleprogrammiga ja ma ütleks, et nendest 95-96 on kõik edutud olnud. Ja miks pärast? Sest mitte ei räägita keeles, vaid räägitakse keelest. Ja et ei ole mitte nagu keele sellised sukelus või kuidas öeldakse, immersioon, vaid on keele õpetamine. Aga 5-aastased, 4-aastased lapsi ei saa õpetada. 4-5-aastased lapsi saab ainult niimoodi panna kõnelema, kui nad panna uskuma, et need vanad memmed või taadid või ütleme õpetajad, kes seal keelepesa rühmas on, et nad tõesti ei oskagi dominantset keelt. Ja siis see laps omandab keele täiesti valutult, võib-olla poole aastaga, võib-olla 2, kõik lapsed on erinevad ja sõltub ka sellest, kui erinevad need keeled on. Aga sel hetkel, kui laps saab aru, et see vanem inimene, kes seal õpetajaks on, saab ka dominantsest keelest aru, siis toimub pooltel lastel peas käib selline klõks ja nende aju loobub keelt omandamast. Pärast seda saab neid lapsi ainult õpetada ja nendest lastest ei saa häid kõnelejaid. Et selle omandamise trikk on ikkagi see, et tuleb pisikesed lapsed võtta kokku, nende ette panna siis mõned täiskasvanud või vanemad lapsed, kes räägivad ainult siis seda nii-ütelda sihtkeelt, mida katsutakse elus hoida. On täis, jah? Aha, selge, ma tõmban siin kokku ka siis. Jah, palju Eestis selliseid keeli on.
Et võru keeles, seto keeles ei olegi võimalik ütelda, et need on võru või seto murded, need on ikkagi keeled. Et räägitakse ka seal haanja keelt või laiemas mõttes võru keelt või kambja keelt või kanepi keelt, mis iganes. Ja lehtedes, ajalehtedes on peale Võrokeste kongressi ilmunud palju sellist halvustavat materjali ka, et mis nad nüüd endast arvavad, et mingit keelt räägivad või. Ma tuletaks siinkohal kõigile meelde, et kuidas hakkas meie iseseisvuse manifest. See hakkas kõikidele Eestimaa rahvastele. Ja selle peale nagu see on meil täitsa meelest ära läinud. Ja et nagu sel ajal öeldi, et saagem eurooplasteks, aga jäägem ka eestlasteks. Ütleme, see Kagu-Eesti vaatenurgas ma ütleks niimoodi, et olgem eestlased, aga ärgem unustage ka seda ära, et kes me oleme ja kust me tuleme. Nii, tänan väga. Suur tänu, Indrek Park, ja ma kutsun siia ettekandeks, meil tuleb see ilmselt siit televisiooni või kaamera vahendusel, räägib meile siis Walt Ernstreit ja ta räägib meile Läti ülikooli Liivi instituudi direktorina ja teemaks on kultuuriruumide kestlikkus Lätis. Vaatame, kas me saame ühenduse. Tervist, ma loodan, et mind on kuulda ja loodetavasti ka näha. Et tõepoolest ma üritan võib-olla jagada siin sellel konverentsil, esiteks tänu kutsumast ja püüan siin jagada seda nagu kaks aspekti, et esiteks võib-olla sellist liivlaste kogemust, sest liivlased on nüüd, võib isegi öelda, et ekstreemselt väike kogukond, et natuke rääkida sellest liivluse säilitamise loost ja ühtlasi natuke laiemalt seda pilti, et mis protsessid on seoses väike kogukondade pärimuskultuuri kohaliku keelte säilitamisega, mida tehakse Lätis. Nüüd tõepoolest, kui me nüüd liivlastest räägime ja Liivi kogemusest, et võib-olla see on selline natuke tulevikumuusikas, selles mõttes, et liivlaste olukord on jällegi samade Indreku mainitud väliste faktorite tõttu on väga erinev ja võib-olla isegi võib öelda, et liivlaste kogukond on virtualiseerunud enne veel seda, kui üldse igasugused virtuaalsed keskkonnad meie juurde tulid, kuna liivlaste puhul juba alates 50. aastatest tegelikult see Liivi kogukond tervikuna elab väljaspool oma ajaloolist ala, milleks oli Liivi rand. Sellel olid otseselt seotud Nõukogude okupatsiooniga, aga see, mis minu jaoks ja ma arvan, et ka nagu väike kogukondade kestlikkuse seisukohalt oluline on see, et vaatamata väga rasketele oludele 20. sajandil, vaatamata sellele, et see kogukond on olnud väike nüüd juba viimast 200 aastat, 19. sajandil rääkis liivi keelt umbes 2500 inimest, see on enam-vähem selline üks väiksemat sorti Eesti või Läti küla, siis kahe sõja vahel oli liivi keele ja liivi kogukonna inimeste arv kuskil umbes 1500, tänapäeval liivi keele rääkijaid on veelgi vähem, aga samas see võib olla oluline sõnum on see, et selle 200 aasta jooksul ei ole liivlased üldse siiski kadunud maailmapildilt, vaid ka liivi pärand, liivi keel on elava traditsioonina jätkunud. Muidugi see ei ole niivõrd tugev, niivõrd kestlik endiselt, nagu me seda tahaksime, aga samas on see õnnestunud ja see probleem nüüd, millega meie oleme viimast paarkümmend aastat võidelnud, on just see, et see kogukond on laiali, kogukond on virtualiseerunud ja teatud mõttes, et meie selline isolatsioon, mis sajandeid hoidis, säilitas seda liivlust, liivi keelt ja liivi vaimset kultuuri, on nüüd juba 50 aastat lõppenud, mis tähendab seda, et need olukord, kus meie elame, on hoopis uus. See kogukond on laiali ja see tekitab hoopis uusi probleeme, millega tegelikult
ka paljud väike kogukonnad ilmselt hakkavad ka tulevikus üha rohkem ja rohkem kokku puutuma. Ma arvan, et siin mõned Eesti väike kogukonnad juba praegu sellega puutuvad kokku, et see kogukond ei ole enam samas külas, isegi mitte samas piirkonnas, vaid ta on laiali ja seda tuleb kuidagi kokku viia, otsida uusi võimalusi, kuidas seda kogukonda säilitada ja seda raskem on see säilitamise ja kestlikkuse tagamine, sest ikkagi, kui me võrdleme tava eestlasega või tava lätlasega, siis eestlane ja lätlane olla on lihtne. Sellega ma mõtlen seda, et normaalne eestlane või tavaline eestlane, tavaline lätlane sünnib eestikeelses peres, tema ümber on pidevalt seda Eesti kultuuri, ta läheb välja poodi, ta kohtab teisi eestlasi, ta läheb kooli, lasteaeda, ülikooli ja see eestlus on tema ümber. Ja eestlust kantakse edasi väga palju pingutamata selle nimel. Ja see on see, mis eristab nagu väike kogukondiga. Liivi kogukonna puhul on see väga oluline, et see otsus jätkuda, otsus edasi kanda oma identiteeti, oma vaimset pärandit ja keelt, peab eeskätt tulema kogukonnast enesest, iga ühest kogukonna liikmest ja see otsus peab olema teadlik. Ehk siis identiteedi säilitamine ei ole iseenesest mõistetav, see ei ole midagi sellist, mida me eeldame, et see lihtsalt loomulikult tuleb meile kätte, vaid selle nimel tuleb pingutust teha. Ja see on see, mis tegelikult nüüd just väike kogukondade säilitamise teeb veelgi raskemaks. Ja selle motivatsiooniga leidmine, et eriti väike kogukondade puhul on see, et on ikkagi tuleb, see on väga mitmes suhtes see otsus jätkata ja säilitada oma identiteeti ikkagi ei ole selline majandusliku kasuga seotud otsus, see on pigem vastupidine. Et siin seda see motivatsiooni ja olemasolu nagu eeltingimusena on ääretult oluline. Teine asi on see, et väike kogukond on selleks, et ta kestaks edasi, see on selline mitmepoolne ja kompleksne ülesanne. Et meil ei piisa sellest, et meil on näiteks keeleõpe, meil on vaja ka keelekeskkonda, meil on vaja keele arendamist ja nii edasi. Samamoodi see on vaimse kultuuri puhul ja see on see, kus reeglina väike kogukondadel on päris suured probleemid, eeskätt just ressursside puudumise tõttu. Mis tähendab seda, et meil ei saa kogukonnast võtta näiteks piisavalt, me ei leia õpetajaid, me ei leia praktiseerijaid, me ei leia poeomanikke, kes räägiks vastavas keeles ja nii edasi. Ja siin on see, kus seda ilma selle välise toeta ei saa, isegi siis, kui see kogukond on otsust teinud, et ta tahab minna edasi, aga seda välist tuge on vaja. Mis on selle välise toe puhul oluline, aga on võib-olla kaks sellist asja, mis on väga, väga tugevalt mõjutavad. Et üks on see, et kuidas see väline ühiskond tervikuna suhtub nendesse väike kogukondadesse. Et liivlaste puhul on väga sageli seda on kuulda, et kas või seda sama, et liivlased ei ela Liivi rannas, mis on väär arusaam, aga samas on kuulda seda, et mis te liivlased te olete, kui te Liivi rannas ei ela ja kala ei püüa ja tuleb selgeks teha, et vabandust väga, et meil on ka muid asju, mida me saame teha. Samamoodi on ka need ettekujutused sageli tekivad just selle, nagu see, mis on meie jaoks loomulik, nagu eestlase või lätlase jaoks, mis on loomulik, et me projitseerime seda nüüd sellistele väikekogukondadele eeldame, et neil on umbes seesama, kuigi võimalused neil on hoopis teistsugused. Ja siin on ka, ja teine aspekt on see, et mis on väga sageli eriti riiklikul tasemel kultuuripoliitikast rääkides ja nendest väikekogukondade vajadustest rääkides, mida tuleb väga palju esile, on see statistika küsimus. Et kuidagi, eriti kui jutt on rahast, siis päris palju on näha sellist suhtumist, et ütleme, toon ühe sellise näite,
et kui meil on näiteks läti keelepoliitika jaoks aastas eraldatud 2 miljonit ja läti keele rääkijaid on kokku umbes 2 miljonit, siis mis tähendab euro per nägu. Ja kui meil on 20 liivikeele rääkijad, et siis arvatakse miskipärast, et see raha peab olema proportsionaalne. Kui meil on läti keele jaoks 2 miljoni jaoks 2 miljonit, siis liivlaste jaoks on 20 eurot ja super. Ja nüüd te peate selle 20 euroga hakkama saama, aga nagu ei saada aru seda, et need ühikod on teistsugused, et ühik on üks keel. Ja tegelikult läti keel ja liivikeel vajab täpselt samasuguseid vahendeid. Nad ei pruugi olla võib-olla nii ulatuslikud ja nii mitmekesised, aga samas on need, et keeleõpet on vaja nii läti keele puhul kui ka liivi keele puhul, keele kasutusvõimalusi on vaja nii ühe kui ka teise keele puhul. Ja siin on see, kus see statistika ei luba ja jällegi see on see ühiskonna arusaam, et mitte arv ei määra inimeste arv või kasutajate arv, aga seda investeering, mida väiksem kultuuriruum on, seda suurem see investeering on. Ja et need on sellised minu meelest väga olulised aspektid, mis on nüüd selle välise, kus see väline tugi ja väline terve ühiskonna arusaam sellest kultuurilise mitmekesisuse vajadusest ja sellest, kuidas need väikekogukonnad toimivad, on teatud mõttes kriitiline. Eriti veel üks aspekt, mis sageli jääb väikekogukondadest rääkides silma vahele, on see, et väikekogukonnad ja see pärand, mis väikekogukondadest tuleb, et see ei ole ainult nende pärand ja see ei ole ainult nende jaoks oluline, vaid see on oluline ka palju suuremas mastaabis ja see on ka ja sellel on ka majanduslik väärtus. Sellel on alates turism on võib-olla see, mida enam-vähem nagu kõik esimene sõna, mis tuleb pähe. Aga lisaks sellele on ka väga erinevad seesama kohaliku majanduse areng, väljaspool turismi, igasuguste toodete tegemine ja palju muud ja ka see uhkus selle piirkonna üle, kus me elame, tegelikult ka seda aitab tekitada just see nii vaimne kui ka materiaalne pärand, mis on selle kogukonnaga seotud. Nii et see on see aspekt, mis ka jääb võib-olla kahe silma vahele. Meil oli siin väga huvitav üritus, praegu on käimas liivi keelekultuuri aasta, meil oli nüüd 26. märtsil oli liivi pärandipäev, kus need piirkonnad, kus liivlased on kunagi elanud, on tegelikult terve Läti, väga suur osa Lätist, umbes 30%, et siis nad üritasid teadvustada seda liivi pärandit, tõstes liivi lippi ja kõike muud ja see näitas ka seda. Natukene veel lõpetuseks nüüd sellest Läti olukorrast, et mida on tehtud, ma tean, et aeg on peaaegu läbi. Lätis just hiljuti oli haldusreform, mis järjekordselt muutis piire, maakondade piire ja siis selleks, et just see kogukondade identiteet ei kaoks ära, võeti vastu selline seadus nagu ajalooliste maade seadus, mille ülesanne oli arendada horisontaalpoliitikat ja teha seda ja tagada seda, et siis, kui tehakse raskeid majanduslikke otsuseid, et identiteedi ja kultuuripärandi ja paikondliku identiteedi küsimused võetakse arvesse, ükskõik, kas see on tuuleparkide ehitamistel või teede ehitamistel või muude igasuguste aspektide arvesse võtmisel. See on väga oluline, see toetus on just ka läbi selle. Ja see on selline uus areng ja ma loodan, et see nüüd aitab ka tugevalt kaasa tõesti selle erinevate piirkondade omapära säilitamisele Lätis. Aitäh! Suur tänu, Valt. Ma ei tea, kas ta kuuleb meid siit saalist, aga järgmisena tuleb meie ette Mare Mätas Kihnust ja Mare räägib meile, kui oleks miljoni tuulepargi talumistasu, kas siis kultuur säiliks? Kui oleks miljoni tuulepargi talumistasu, kas siis kultuur säiliks? Mare Mätas, palun. Tere!
See on, tundub, et on juba keeleliselt vale, et tegelikult kui oleks 1 miljon tuulepargi talumistasu, et siis kas kultuur säiliks, et kui me siin üritame täna välja mõelda lahendusi selleks, et kultuur, keel ja kultuur säiliks, need regionaalsed keeled ja kultuurid säilitaksid oma näo ja eripära, siis on jah üks küsimus selles, millest ka just Valts rääkis, et kui meil oleks väga palju raha, kui me anname näiteks Võro instituudile keele hoidmiseks 10 miljonit või 100 miljonit või anname Kihnule 1 miljoni tuulepargi talumise eest ja anname Setodele omakorda veel 20 miljonit, et kas see oleks nagu see abinõu, mille tõttu siis võiks see kultuur püsima jääda, et see on üks väga raske küsimus ja mina mõtlesin, ma räägin natuke siis Kihnu olukorrast ja mis seisus siis meie oleme. Et ma kasutangi just sõna Kihnu ja meie, et ma selle ettekande ettevalmistamisega läks mul väga kiireks, sest mul oli 2 nädalat meeletult palju sellist rahvusvahelist tähelepanu ja tegemist ja siis ma nüüd olen proovinud 2 viimase ööpäeva jooksul läbi mõtestada küsimusi inimestele teha nõnda nimetatud nagu justkui nagu rühmaintervjuud selliseid põliselanikele erinevates vanustes ja mis nagu selgelt ikkagi välja joonistub, on selline meie tunnetus on Kihnus veel alles, see kollektivistlik, see kogukond, meie oleme kihnlased, meitel on oma kultuur ja kuuluvustunne ja see meite kihnlaseks olemine tähendab ka seda, et meie see ühiskond on selline mitte hierarhiline selles mõttes, et kui sa oled haritlane, siis sa oled samal positsioonil kui ka see, kes ei ole, sellepärast, et kui sa oledki selles väike koolis käinud, selles kultuurikogukonnas üles kasvanud, sul ei ole võimalus olnud sellist võimalust, et sa lähed näiteks klassi, kus kõik lapsed on välja valitud ja sa saad kõik koos hästi seal õppida, vaid seal võib ka juhtuda seda, et mõnikord on mõni lausa võib-olla sellisel, ma ei tea, kas see täna terminoloogiliselt on õige, aga sellisel abikooli tasemel on ju, mis varem oli, et pannakse need ühte, need on need maakooli teemaarde tulles. Aga Kihnu puhul on see muidugi, et Kihnu, mis nüüd võtleme Võrokesi, Setosid, Mulk ja vanausulisi, meil on nagu natuke selle kultuuripärandi hoidmise juures abiks ju see, et me saame väga selgelt piiritleda oma territooriumi. Et see on siis kas meie saar või saarestik, et see looduskeskkond, mis on nagu meie sellise kultuuri, mis on siis sellise kultuuri seal loonud, et nii sa käitud sõltuvalt sinu looduskeskkonnast, kus sa tegutsed ja elad ja oled ja meie jaoks on see siis muidugi meri, mis on justkui see Kihnu kultuuriruum, ma olen ise ühe sellise artikli kirjutanud, kus ma nimetasin seda meie toidulauaks, et sellest siis väga sõltub see, kuidas me käitume, elame ja oleme. Ehk siis see on ka seotud selle tuulepargi küsimusega, et miks võiks sellele vastu olla või kas peaks vastu olema või kas see on hea või halb, siis on see hirm on sellel taustal, et järsku ta siis lõhub ära meie toidulaua, et see kalapüük kaob või siis on ohustatud merelinnud või midagi sellist. Ja sellepärast, et aru saada, et mis siis edasi saama hakkab, et selle kalapüügiga ei ole ka väga hea seis Kihnus, mida siis kihnlane, kui ta hakkab oma identiteeti konstrueerima, siis seal on teatavad tunnused ja üks nendest oskustest on kindlasti kalapüük, et see on nagu elementaarne, et kui sa oled Kihnus ja kui sa seal elad ja põlvest põlve ta kultuuri kannad, siis see on nagu üks selline asi, mis on elementaarne oskus. Et kui see nüüd kaob, et kas meie identiteedis me kaotame oma identiteedis midagi, on üks selline suur mure ja siis nagu lahendus on see, et tuleb tuulepark ja tuleb selline taluvustasu kihnlastele, mis ongi siis igal aastal valla eelarvesse 1 miljon eurot ja sellepärast meil oli selline essee konkurss, et mis oleks väga tore, kui teised võiksid sama asja proovida, võiksid ükskõik selle summa tuubeldada või mis iganes teha, et mis siis oleks, et millised ettepanekud sealt tulevad ja ma vaatasin täna, heitsin ka pilgu peale, et seal oli umbes 25 esseed siis tulnud täiskasvanutelt erinevate ettepanekutega, et mida siis peaks tegema selleks ja siis ma mõnda, mis oli selline üks selliseid korduvaid motiive, mille üle saab ikka arutada ja kas ta siis on õige või vale, et seda ei tea seda vastust, sest meie rahvaarv on ka kiires kahanemises ja meie probleem on samasugune, et meil elab kogu aeg talved läbi, arvutame, kes on õige kihnlane, et ehk siis see, kes päriselt seal elab ja neid saab omakorda ka veel siis jaotada, et kes on siis just nii, nimelt, et Kihnu elanikud, kes on mandrilt tulnud sinna ja teised on siis kihnlased, need on siis selle põliskogukonna esindajad, me rahvas ei kasuta, vaid põliskogukond on meil justkui seal ja siis
et me arvutame, et seal kohal olijaid on kuskil 350, kelle tulemusena siis kogu see elu seal saab olla, et saab tööd, see annab tööd siis koolile, kus on õpilaste nimekirjas praegu sellel aastal siis 41 ja lasteaias on 15 last ja siis need kohalikud kauplused ja veel igasugused tugisüsteemid nagu sõltuvalt sellest, et oleks võimalik palju alalisi elanikke. Aga see arv väheneb, et see linnastumine on väga suure mõju ja survega antud hetkel, ta on niivõrd intensiivne, et me näeme ka ette, et 3 aasta pärast näiteks, kui praegu Kihnu kooli kõige suurem klass on 9 õpilasega ja näiteks sellel nüüd õppeaastal 1. septembril enam keegi kooli ei lähe, on ainult tuleb esimest korda Kihnu ajaloos mitmes 100 aasta jooksul, selline aasta, kui keegi ei lähe 1. klassi praeguse seisuga, siis kui lõpetab see 9 õpilasega klass kooli, siis jääb alles 20 õpilast ja siin tekivad need järgmised küsimused, mille üle võib ka diskuteerida ja arutada, mis eelmises paneelis oleksid sobinud, et siis võib lapsevanemal lõpuks tekkida küsimus ka lapse sotsiaalsuses, et kui seal on liiga vähe, kui see sootsium läheb liiga väikseks, siis sul tekivadki need mured, et kui see laps on üksi klassis, need samad liitklassi mured võivad olla mured, võib ka neid positiivses valguses vaadata ja võib olla see piiratud sotsiaalsus nagu järgmiseks tõuke anda välja rändele. Ja mis siis need essee-konkursi kirjutajad on mõelnud ja arvanud, et üks selline mõte, mis on Kihnus mõtlesin täna tee peal selle peale ka, et see sobiks minu meelest ka Võromaale, võib-olla Setomaale, minu pärast igale poole, kus on need püüdlused oma kultuuri hoidmiseks, et mis ma Kihnus näen, et meil on ta ikkagi veel hetkel taevale tänu, see hetkeseis on veel ka suhteliselt hea või väga palju on neid oskusi alles ja seda keelt me kasutame igapäevaselt. Et siis on tehtud selles essee-konkursil ka ettepanek asutada Kihnu kolledž, Kihnu kultuuriakadeemia. Ehk siis kõik, kes tahavad väljapoolt tulla selliseid, et me saaksime õpetada selliseid säästva arengu printsiipidest lähtuvat elamise oskust, käsitöö tegemist ja parandamist ja keelt juhul, kui see on huvipakkuv, rahvusvahelises suhtluses on keeruline muidugi seda konteksti ja kõike edastada. Ja siis, või siis ka muid, selliseid teadmiseid loodusega kooskõlas elamisest näiteks või merelises keskkonnas elamisest. Et see on üks minu meelest väga selline tore ettepanek, mida sellel on paaril korral tehtud. Ja siis muidugi unistatakse sellisest rohesaarest. Mis Kihnu puhul on nagu selge viimaste aastad või alates sellest, kui me selle UNESCO tunnustuse saime, on see rahvusvaheline huvi olnud väga suur. Ja seal ongi see sama küsimus, mida kultuuriteoreetikud on ka arutanud, et miks üldse peaks seda kultuuripärandit hoidma, milleks seda siis on vaja. Et üks asi on see, mida ka Valts ütles, et meil on sisemiselt seda endale vaja, et see ei ole... Et see ei ole seotud majandushuviga või tasulootusega, kui sa räägid oma Kihnu keelt või elad seda Kihnu moodi elu, et see on sinu endale vajalik. Aga teine asi on siiski nendes UNESCO viimase aja põhilistes uuringutes on ikkagi need suured järeldused, et ta saab selline majanduslik õhutaja, ka see kultuuripärandi hoidmine. Ehk siis Kihnu on ka väga hea näide sellest, kuidas on kiiresti tänu sellele vaimsele kultuuripärandile siis hakanud arenema turism ja saanud peamiseks elatusalaks. Ja tegemist on siis kultuuriturismiga, õnneks enamasti. Ja see on, ühesõnaga see kultuuripärandi hoidmine siis on seotud vägagi majandusega, et ta saab selleks esmaseks õhutajaks lausa. Ja siis muidugi, mis on need küsimused või need probleemid sellises kultuuripärandi hoidmises on siis meie sama selline pidev selline vereproovi võtmine, et kes on see õige kihnlane, kes ei põle kihnlane, kiss on kissning. Ja sellega, see on see on selline asi, mis põlvnemise põhiselt ju toob kaasa võimaluse kedagi siis kaasata sellesse pärimuskultuuri hoidmisesse ja siis osad saab välistada, et see ei põle õige näiteks või sinu et sa ei ole selle kogukonna osa justkui, et see ei ole see meie. Ja siis, ja siis on muidugi need samad, mis me Kihnus, see sisevaade on see, et esmaasuka õigused siis ka, millest on Kristin Kuutmaa ongi kirjutanud nendele territooriumile, materiaalsetele ja vaimsetele ressurssidele, et just see esmaasukas ehk see põliselanik siis või meie selle põliskogukonna liige, et tal oleks nagu rohkem õigusi, mille annab temale see põlvnemine ja see vereside siis
Ja muidugi kõik see kokku, seda hoidmist võimaldab ikkagi tõepoolest seesama, mis Valts ka ütles, et see väline tunnustus ja väline soov ja tahe ka, mis väljendub Kihnu puhul näiteks turismis, meil suvel tuleb väga palju inimesi sinna, kes nad iga kord ütlevad, et me tulime teid toetama. Ehk siis meil on kõigil ju kodumajutused Kihnus ja igal pool avatakse väikseid käsitööpood ja toidupood ja me tulime teid toetama, et nad annavad otse toetusi, ühesõnaga need turistid, mis võib mõnikord Kihnas jaoks ka häirivalt kõlada. Ja siis seotud on nad selliste valikute ja võimusuhetega, et see pärandipoliitika on siis kõik mis on abiks hoidmisel ja toetab neid, kes seda hoida tahavad. Kas mul on aeg läbi? Jaa, aitäh, Mare. Suur tänu. Ja me läheme siit edasi, nagu ma aru sain, siis teil oli lepitud kokku, et on niisugused küllalt lühikesed ettekanded, eks? Just, et järgmise ettekandjana tuleb siis meie ette Ülle Kauksi ja Ülle Kauksil on eluvõimalikkus põlisrahvana Eesti Vabariigis. Palun. Tere, hää inemise. Ma olen selline vanamoodne inemine, mina neid massinit ei usalda väga. Et siin, kui minu siia konverentsile kutsuti, siis kutsuti minu tolle kogemuse pärast, mis mul 20 aastat Setomaal elämisena tekkinu põlisrahva säilimise ja säilitamise suhten. Aga vahepeal toimu kuulus Võru kongress, mida me esi kõrraldi ja nüüd esinema siin Võrokõisi kongressi vanemate kogupäev vanempana ja keskenduma sünnikihelkonnale, kus mul on kodutalu Rõugele. Ja üte sõnaga, et eluvõimalikkus põlisrahvana Eesti Vabariigin just Võrokõisi tabanu praegu nagu säntse väega rasse küsimusena. Tegelikult juba niimoodi, et tuu kõik selle vahtse vabariigi natukene varjatubalt jätkunu ikstu nõukogudeaigne riigipoolne ideoloogia, et kui lats kõnelas liiga palju võru kiilt, et sest ei jõua koolin edesi. Ja et tuu ei ole praeguses lõppenu, hoolimata keeleteadlast tüüdest, näites Võru kongressile osasid kooli võro keele oppajit es lubata direktori ütlivad ärki minke, et riigivastane üritus. Et tuu ei ole lõppenu. Nii. Ja siis ütelgi Eesti Vabariigi aigu toimunu rahvaloendusel mi ei ole tohtnu ütelda, meil ei olegi säänest kasti, et mi saassi ütelda, et mi ole võrokene või seto või kihtlane või mulk või virulane või läänlane. Et säntsid inimesi üle Eesti, kes oma tahtnu peale tolle, et nämä Eesti Vabariigi kodaniku ja eestlased ka tahtvana ütelda, et me ole viilgi äkki, me oleme ka põlisrahvas ja me oleme ka tolle rahva esindaja. Ja siis võrukeste ja setod poliitikute kuundüün saadi, sest tõsel vabariigi rahvaloendusel sinna sääne lause, et kes kõnelas mingit murd midagi või mingit keelekuju. Et esiki nagu, ja poliitikan ja ajakirjandusen senimaani kõneldas siks nagu murretest ja surutas meid murde tasandile ja kuigi me oleme praegu Võru instituudist keeleteadlane Jüve Sullev, et sai meile ka tolle keelte nimistun, et me oleme nagu võru kiil, et meil on miski tuu ametlik tunnustus oleman. Ja regionaalpoliitika kehvlikkus on pandnu siis võrukese olukorda, kus on suur väljaränne, kuna koha peal pandas kinni sünnitusmaja ja kooli.
Ja praegu Rõuge kihelkonna on pärast toda, kui haldusreformiga elujõuline Rõuge kihelkond, mis häitsesi sääntsete otsustega ja pääle sunnitu otsustega muudeti praegu sääntsesse täväste võlgaden, kuna sunniti ehitama mingit, ma ei tea, sildu ütest võsa otsast tõista ja nagu tuu, jah. Ja siis suhtumine põlisrahvasse või olla Eestin tegelikult väga üleolev ja ärakasutav valimistel ja üleolev siis, kui sa niiviisi ilusti laulat ja tantsid ja pakud hansjat ja sõirad, sest sa oled nagu, õudselt tore, aga siis, kui sa ütled, et mi taha ka nagu olla kuigi kodaniku ja mi taha ka põhiseaduse järgi oma latsi koolin opata ja et niimoodi sõs mi ei ole enam armsa. Ja ütle sõnaga, et võrukest ja praegu siis ongi juhtunud siuke asi, et võrukest territooriumi riigi seadustest mööda mineva rekvireerimisega oleme me siis sattunud füüsilisse likvideerimise ohtu. Et kunagi Nõukogude ajal oli Nursipalun Rõuge kihelkonnan raketibaas ja siis tasapisi nagu tehti noid laskealasid suurembas ja suurembas ja seni, kui oli Rõuge vald inne haldusreformi, seni valla volikogu otsust, et ei ole laiendustega nõus. Ja 2014. aastal minti tolles niimoodi müüda, et kõigepealt raoti ilma mingite nende keskkonna mõjude uurimiseta ja siis äkki oli lakkeplats ja üteldi, et jokk, nüüd on oleman. Ja siis lubati, sõlmiti leping, et kõik, kes jääses sinna paugutamise territooriumile, kellel akna kliriseses, saava 3-kõrtse akneklaasi, kohalikelt ettevõtjatelt ostetas juurvilja ja kõik see punkti. Ja siis noist ei ole praeguselt mitte üttegi täydetty. Nii et kui siin kõneldas, et 1 miljon lahvatas segale võrumaalasele, sest eelmine kõrdes sa kärbse mustagi. Ja siis põlisrahva ja siis üte sõnaga, et Võru kongressi idee juba vana mitukümmend aastat, kui moodustati Võru keele ja kultuurifond 21. aastal, Kalle Eller oli tolle üks vedäid, et ükskord tuusane mõte välgati läbi, Eller kõnel kõik tolle vajadusest, aga konservatiivseb tiib ütel, et teemi instituuti ja teemi laulupitu ja teemi kõik näytami hinnast hästi palju. Ja siis, kui ristipuid nakati maha raguma, siis käve küll sääne, et nüüd näema pühä kotuste peale lännu juba ragumisega. Ja siis järgmine kõrd oli, kui 3. rahvaloendusel oli jällegi tuu keelekuju, nii, et mingi erikuju või mingi defekt ütte sõnaga. Ja siis, kui nüüd nagu pandas 20 000 võrokest olukorda, kus näide keskkond esitas tervist kahjustamatut, tõses mõtsast vabastettu, 3. taludest rekvireeritu, linnan kostus päiv läbi paugutamine, et inimesed sunnitas lahkuma võrukese. Aga toda, mis juhtus nagu kogukonnaga, kui tolle inimese lahkuse ja noore ei tule kodu, kuna lats ei saa magada lõunaaigu. Niiviisi. Et tuu, et kus Tallinnan siis näitas võrukeste selts näge vaivad Võru kultuuri säilitada või seto laste kuul, mida Laaneotsa Annela vida niiviisi tävest jõust, et sõssumdu kogukond ja viil rohkem plajan ja sõssumdu viil lootusetum üritus, aga Rõuge sääne kotus, kus tegelikult tuldas taludesse tagasi ja seal ei ole tühja talu niiviisi naljalt osta ja tuu olnud turismipiirkond juba Tsaari aigu kutsuti Eestis veits. Nii et üte sõnaga, et tuu harjutusvälja laiendamine otsustati ette nagu Eestimaa selle pärlile ja Lõuna-Eesti 40 000 võrukesest, sest 20 000 satuse nüüd ohtu. Ja üte sõnaga, et Võru kongress, kes kokku tull ja võtse vasta 3 deklaratsiooni, üldse oli et mi kuulutimises
kõva häälega välja, et meil on kiil ja me oleme rahvas. Et tuu murdevärk lõpus nagu ära murda, et me oleme kiil ja rahvas. Siis Tõne oli siis nagu looduse eelnõu ja looduse eelnõun traditsiooni saava iidse traditsiooni, et loodusele on hing ja loodusele, kui sina tiid, nii tege sulle ja ega puu, mida sa maha võtad, sa pead mõtlema, mis sa tollega tiid ja kõik, kelle sa tapad, sa pead tärsüüma, või põhjendatu olema. Siis tuum nüüd saanud tolle maailmaga nüüd kohtunu kõige vahtsepate nõudmistega, et loodus ei ole mitte ressursside kogu, vaid tulum hing ja toda ei võiki niiviisi kohelda, et tuum inimese uma ja mis mi taha ja nii edasi. Ja tuum meil sest nüüd ka välja üteldu, et mi tollest juhindumi. Ja mi jõudsamises põlisrahva filosoofiaga uutta ärässes ülemaailmse liikumise, et loodus on ellev ja keskkonnaga tule arvestada ja et mi jõudsami tollega nagu ses vana ao ja uue ao kokku sõlmi. Ja keele küsimus on, mis siis õks mõtlemi tolle peale, et mi tegelikult ütleme niiviisi, et ega meile ei olegi äkki väga ütelny, et ei tohe võrugilt opatu, aga toda raha on silgutettu nagu niimoodi, et peaaegu ei saa opata. Et nagu olessi opata, aga nagu ei olessi ka. Ja tuusane nõukogudaigne suhtumine lasteaedadena, et mis kiilt sa kõneled, küsis kasvataja, näiteks kui lats ütles mõne võrukiilse sõna. Tuu ei ole ka veel lõplikult murdunu. Aga saman jällekina niiviisi tuu iseteadlikkus ja muusika ja praegu käidu rahvuslik teadvus tolle Sanna filmiga käy niiviisi õkva üle päädu rahvuslik uhkus ja üte sõnaga, et võrukas on väga tagasihoidliku ja nämä suutnu hinnast säilitada kõige kiuste. Vaikselt kõneldises ka edesi ja üte sõnaga, et me oleme alale ja me tahame edesi kesta ja tegelikult oldu üks tävästi hämmastav, et kui me saimissest tolle sooviga edesi kesta ja täytta lihtsalt riigi säädüsi riigil, sattusime me Kremli ööbikutes, Putini sõbrannades ja EKRE nagu agentides ja üte sõnaga, et ausalt ütelda, ma olin tävästi hämmastunud. Aga üte sõnaga, tait juma kutsmast ja lähempäält saati neist asjadest lugeda kodulehe pealt vorokongress.ee. Ma ega kõrdno üle 20 ajakirjanikule ka sooviti, et tutvuge materjaliga ja sest panke nagu tuu silt külge. Suur tänu ja nüüd me kutsume teid kõiki uuesti siia laua juurde. Indrek Park, palun. Ma ei tea, kuidas Valt meiega ühenduses on. Me proovime, just. Ja Mare Mätas, palun siia Ülle Kauksi. Ja aruteluringi juhib meil Jaak Prožes, Eesti ajalooline ja soome-ugri hõimuliikumise edendaja. Nii et meil on paneel väikerahvaste saarte ja linnade kultuuriruumide kestlikkus. On kuulda, et Jaak Prooses olen ikkagi, mitte Prooses. Aga see tuli mulle praegu meelde, kui ma nägin Haapsalu tänava peal ühte sildikest, et Lennart Mäll on siin Haapsalu linnas sündinud ja lapsepõlve mööda saatnud. Tema kutsus mind alati protseseks millegi pärast. Nii et vaat üks täht võib väga palju probleeme tekitada. Aga see nüüd selleks, et tegelikult aitäh kõikidele panelistidele, et tegelikult te rääkisite pikemalt ja põhjalikumalt isegi, kui ma oleks osanud oodata. Ja tõesti üsnagi niisugused mõtlema panevad sellised ettekanded, mis olid ju tegelikult üsnagi erinevad, aga mõningad märksõnu siiski ma välja tooksin. Üks, mis jäi minu meelest väga kõlama nendest ettekannetest, oli see, et kultuuriruum on muutumises. See tähendab seda, et tegelikult need keele või murde või traditsioonide kandjad suunduvad oma kodukohtadest mujale, kas siis teistesse piirkonnadesse, linnadesse,
mis viitab sellele, et kõik on ikkagi pidevas globaliseerumuses. Teine niisugune märksõna, ja sellega see seondub muidugi kõik see, et kes see siis kes õige võrokene on, võib-olla kes on õige kihlane, ka soome-ugrilaste, ütleme Venemaa põlisrahvaste, mis on minu lemmikteema, et seal on ka see alati see küsimus, et kas kalapüüdev ja põhjapõtra kasvatav neenets on see kõige õigem neenets ja kui ta läheb linna, kas ta siis enam ei ole neenets või mis siis temaga peale hakata. Siis, mis märksõna ma veel võib-olla välja tooksin, on siis motivatsioonide leidmine ja väärtustamise küsimused, et tõepoolest, et kui maailm globaliseerub, rahavõim muutub aina tugevamaks ja nii edasi, et kuidas siis leida neid täiendavaid motivatsioone, kuidas siis väärtustada seda oma etnilisust ja oma eripärasi, et see on üks niisugune tõsine küsimus. Ja võib-olla veel tooksin välja ühe sellise märksõna, mis eriti muidugi Ülle ettekandesse kumab, aga tegelikult see on ka kõikidel teistel, ka Valt tõi selle teema välja, et aga kuidas ühiskond nagu suhtub või kuidas siis väljapool, et antud riigi võim suhtub või nendesse etnilistesse eripäradesse, et kas ta näeb seda kui probleemi, kas ta näeb seda kui niisugust ohtu julgeolekule, nagu siin tuleb välja, või ta näeb seda kui rikkust. Et see jäi ka nagu kuidagi nendest ettekannetest väga kõlama. Ja muidugi see kultuuriruumi seos siis keelega, et ma ei tea, kas ilma keeleta kuidagi moodi seda kultuuriruumi nagu siis ei ole või, aga antud juhul jällegi eelmises plokis oli, eks ole, see Läänemaa näide, et Läänemaa keelt meil ju ei ole, et see keele küsimus kuidagi võib-olla ei olnudki nii oluline, et venelased muidugi ütlevad alati, et aga ei olegi rahvuslikkusel eriti olulist, peaasi, et inimene on tore ja ta saab aru ümbritsevast keskkonnast ja nii edasi, et mis te siin ikka tõmblete, need soome-ugrilased, et saage rahulikult venelasteks ja teie probleemid on lahendatud, Vene riigil on ka kergem, sellepärast et vaata kõik need etnilised vähemused ja see puudutab ka tegelikult meie neid etnilisi gruppe ja nii edasi, need nõuavad kõik mingit toetusi ja dotatsioone aga me tahame, et meil oleks ju niisugune õhukene riik ja head pensionid ja mida iganes, aga kalliks läheb. Aga nüüd ma siis võib-olla esitaksingi mõningaid niisuguseid küsimusi. Ma alguses mõtlesin, et ma hakkan nagu eraldi lausa küsima, aga tundub, et meil ei ole seda aega lihtsalt, et igaüks vastaks 3-4 küsimusele. Võib-olla esitaks siis mõned niisugused üldisemad küsimused ja siis annaks siis saalile ka sõna, et kõigepealt siis küsimus lähtuvalt siis esimesest nagu probleemide ringist, et see kultuuriruum on muutumuses ja toimub globaliseerumine ja suured keeled sõidavad teistesse sisse, toimub linnastumine ja nii edasi, et kuidas teile tundub, kuidas siis niisugustes tingimustes nüüd toime tulla, see puudutab ka liivlasi, eks ole, kes ongi põhiliselt nüüd juba Riias, et kuidas siis seda oma või niisugust seda etnilist identiteeti võiks siis niisuguses muutumuses elus hoida. Et tegelikult kumivill pisukese oodamises jõuame jällegi sinna tagasi, et mitte ainult inimesi ei lähe välja, aga tuleva mingi tagasi Võru või Setomaale, kes omava sealt peri, leidva koskilt maailman läbikävenet tungiga kõige paik ja saabus inimesi elämä egalt poolt maailmast lausa, moodustades seal kogukonna, ühines viil alles jäänud kogukonnaga ja ütsumsest näide, mis oli televiisorin ka Setomaal Netsaja küla, et kus tõesti tulti vanna külla, kus oli üks laulik ja moodustati sealt säne tõeline pullerbi, kus on terve jagu latsi kuningriigi paraadil, et kärudega tuleva niimoodi ribiurada.
ja teivä lauluansambli ja teiväkka setokiilise lasteaiarühmä ja nämä nii kange, et küllap nä seal koolindu setokiilise klassiga tegevätel päeval. Ja nii Võru kui Setomaal mi ei ole noid ärtõuganu, vaid andnud neile kõik võimaluse, kui neile miildus mi kultuur, elada sinna sisse, oppi laulma, oppi käsitööd koolitusel tegema ja nii edasi ja nii edasi. Ja noist on saanud paljudest saane võimas tugi. Aga nuuk, kes tahtva kaubamajaan käve, ega nuus seal kaua nagu nii ei püsükine. Nojah, Kihnus on see rahvaarvu kiire see langus on meitte jaoks üks väga suur probleem, et sellele me otsime terve aasta retsepti ning ikka see üldine vastus, ükskõik kui palju küsitlusi või intervjuusi teha, on see, et meitele pole töökohti, pole sobivaid töökohti, et tahetakse Kihnus elada, väga tahetakse elada, nooremas põlvkondas inimesed ka ütlevad seda, aga Kihnus ei pole seokast tööd, mis teha, sest see vaba maailm annab need valikud valida ja omandada eriala, mis võib-olla ei võimalda siis Kihnus elada alaliselt. Ja see on see väga kahju, aga meil on muidugi sama, et kes on mandrilt tulnud ja sinna elama püsivalt jään ja proovivad siis kõike seda Kihnu-kultuuri õppija, on sageli suuremad aktivistid kui kihnlased ise või õppavad nagu kõiki ka keerulisi käsitööliike isegi rohkem kui kihnlased sellest võib-olla osa võtvad, et nad väga-väga püüdvad ikkis väljapoolt tulad, jah. Ja eks see ääremaastumise probleem on suur ja mida ma selle all silmas pean. Kui sai valmis Eesti Rahvamuuseum Tartus, siis mul üks hõimlane, kes elab Tallinnas, ükskord suguvõsa kokkutulekul ütles niimoodi, et mis asja nad ehitasid selle Eesti Rahvamuuseumi sinna Eesti äärde, et kes seal käima hakkab. Nii, ja siis ma ütlesin, et kulla inimene, et vaata aknast välja, et kus see Eesti äär on, et 200 meetrit eemal on meri. Et ääremaastumine minu jaoks ongi see, et kui Eestist kõik lähevad sinna ääremaale, ühes kohas on koondunud sinna Tallinnasse, et see on ääremaastumine. Ja see on muidugi suur probleem, sest isegi need, kes sealt ääremaalt tahavad tagasi tulla, kui ma vaatan näiteks Kagu-Eestis praegu, et kogu aeg kutsutakse, et tulge maale, et teil antakse 5000 eurot, saate endale kuskil vulgaarses kolhoosikeskuses vanas Ruškovkas teisel korrusel õpetajad saavad endale korteri. Aga kes see niisuguses kohas elada tahab, see ei ole ei liha ega kala, pole maa ega linn. Et kes tulevad maale, kus tõesti kogukondlik elu on, et ikka tahetakse, et on oma maja, selle ümber on maad, on metsa ja seda on praegu tohutu raske teha. Üks asi, millest meil üldse ei räägita, on see, et kuidas meil enam ei ole lihtsalt maad. Me olime maarahvas, kunagi 100 aastat tagasi oli maareform. 100 000 inimest sai maad. Ja nüüd on maarahvas on surnud. Maad on täiesti võimatu saada. See järjest koondub suurte firmade kätte. 1/4 Eestist on eramets. Sellest erametsast vähemalt 1/3 juba kuulub suurfirmadele. Ja praegu on nii, et kui kusagil on maad müügil, kes selle ära ostavad, selle ostavad igasugused metsafirmad, kes on saanud praeguse inflatsiooni tingimustes sisuliselt tasuta raha pankadelt. Et ongi võimatu maale minna, et see peab täitsa hull olema noor pere, kes muretseb endale talu. Kui ta saab selle talu, hektar on talle ümber lõigatud, ta ei saa endale 10 hektarit. Ja mis ta seal elab nagu suvilas siis selle hektari peal. Ja probleem ongi just selles, et see kogukonna identiteet on kadumas, kuidas minu vanemate põlvkond, umbes 80-sed, kõik teavad täpselt, et kus on, mis kihelkonnast nad pärit on. Et ema poolt siit, Järvakas, isa poolt Harjukas või kuskilt mujalt. Veel isegi pluss 50-sed teavad seda. Et selles, ütleme, pluss 80 hulgas on väga vähe neid, kes on 3. ja 4. põlvkonna tallinlased või tartlased, et ikka on mingit otsapidi keegi maalt pärit. Aga praegu on see identiteet täiesti kadumas, ütleme, noorem põlvkond, neil puudubki side mingi kohaga Eestis ja siis muusse Eestisse suhtutakse nagu kolooniasse. Ja tegelikult, mis Tallinnas ja isegi Tartus, aga Tallinnas nad tõesti ei teata, mis mujal toimub. Ja seda näitab kõige paremini meie peaministri ja mitme teise poliitiku reaktsioon Võrukeste kongressile, et kas nad tegelevad seal separatismiga või. Mis tähendab, et nad absoluutselt ei tea, ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes tegeleks separatismiga Võrumaal. Aga kui mitmed poliitikud seda ütlesid, järelikult nad tõesti ei tea, mida rahvas mõtleb ja tahab seal.
et see side on Tallinna, pealinna, Harjumaa ja muu Eesti vahel on kadunud või kadumas. Ja on kadumas need, ja ütleme, et ääremaastumine toimub sellise hooga, et ma kardan küll, ma olen natukese pessimistlik selles suhtes, et kas me suudame oma häält kõvemaks teha. Aitäh. Ja Valt? Ja ma lisaksin nüüd selle jutu jätkuks. Kui me nüüd sellest ääremaastumisest räägime, siis ma võib-olla tooksin hoopis sellise natuke optimistlikuma näite, et kui koroonapandeemia algas, siis toimus selline imelik asi, et sellel kevadel järsku talvel kevadel Liivi rannas oli näha elanikke. Et inimesed, kes olid harjunud sellega, et nad peavad tööl käima, iga päev järsku said aru, et neil on võimalik töötada kodust ja mitte ainult lihtsalt kodust, vaid just sellest maakohast, mis on päris kaugel sellest nende põhitöökohast. Ja selles mõttes, et liivlaste puhul me nägime ja näeme ka praegu just tasapisi algamas sellist tagurpidist protsessi, et meil just inimesed lähevad ära maale, aga nüüd sellest virtualiseerumisest rääkides ja globaliseerumisest, et see on selline omaette väga tõsine probleem, et tõesti need kogukonnad üha rohkem lähevad asuma mujale ja on selge see, et see peaaegu ainus võimalus on see virtuaalsete kogukondade loomine ja nii nagu see toimub Eesti diasporaas ja ka paljude teiste diasporaas, aga samas on väga oluline ka selle pärandi säilitamine seal, just seda seose maaga säilitamine, seose kohaga säilitamine, sest vaimne pärand ju tegelikult ei saa päris hästi elada ilma selle seotuseta maaga. Ja see on selline, et oluline aspekt, et seda isegi siis, kui see kogukond on võib-olla sealt piirkonnast ära läinud, seda vaimse pärandi, keele, materiaalse pärandi juuresolekut või selle kogukonna jälgi on vaja näha, sellepärast, et meil selleks, et me saaksime rääkida ja mõelda vaimsele pärandile, siis ka keelele, et meil on ikkagi väga oluline nagu tunda, kust ta pärit on, kui imelik seega ei oleks. Ja, aitäh. Ja tuleks siis nüüd järgmise niisuguse küsimuse juurde, et siin jäi see kõlama just see motiveerimise ja väärtustamise küsimus. Et ma tean, et osad väikesed rahvad on minnud ka seda teed, et selleks, et rahvuskeel või mingi eripärad jääksid püsima, selleks makstakse päris arvestatavaid dotatsioone. Piltlikult öeldes ütleme et kui sa teed oma lapsele näiteks vadja keele selgeks, siis sa saad 1000 eurot kuus. Ja üldse sellega seonduvad ka kõik need igasugused muud motivatsiooni paketid, et sellegast johtuvalt siis küsimus, et kuidas teile tundub, näiteks võib-olla alustaks äkki liivlastest, et mida võiks või kuidas väärtustada ja motiveerida, et üha rohkem nagu ütleme siis lätimaalasi võtaks siis osa või tunnetaks ennast liivlasena või et need, kellel on liivi juured, et nad tõesti sooviks seda liivi keelt ja eripära näiteks endale selgeks teha ja edasi anda järgmisele põlvkonnale, et see põlvkondade vaheline seos on ju ka ülimalt oluline, et tänapäeva maailm ei soosi ju tegelikult põlvest põlve mingite niisuguste väärtuste edasi andmist. Nii, ma ütleks, et raha on tegelikult kohati väga ohtlik teema, et on selge see, et paljude asjade jaoks raha on vaja. Kui raha tuleb liiga kergelt kätte, see võib tappa palju häid algatusi ära. Meie oleme üritanud käia nagu siinpool seda teed, et sellist
rahalist toetust selle eest, et inimene oskab midagi või kannab edasi mingit pärandit, et see on, et seda rahalist toetust saada temale juhul, kui ta mitte lihtsalt ei kanna seda pärandit edasi, vaid ka pakub midagi tagasi kogukonnale või teadlastele või kellegi teisele. Teisisõnu, et see on, et nagu muuta vähemalt osaliselt selle pärandi säilitamist ka tema tööelu osaks, et see kuidagi aitaks, et see raha oleks maksimaalselt efektiivselt ära kasutatud, sest veel üks asi on ka see, et ikkagi siin on tõesti see piir, kus raha on hea ja kus raha on halb, on sageli hägune. Võib-olla selliseks näiteks on mõned üritused, et mida hakatakse tegema ilma rahata ja mis nad kõik arvavad, et nad on väga toredad ja kõik tahavad nendest osa võtta ja siis, kui tekib raha, siis ühelt poolt nendel korraldajatel tekib soov teha midagi veel kvaliteetsemat, osta kallim helitehnika, et saaks see üritus vägevam ja jällegi publik hakkab mõtlema, et kuulge, et neil on raha ja meie oleksime eeldanud hoopis seda, teist ja kolmandat ja siis see idee või tähendab see entusiasm iseenesest hakkab jääma tagaplaanil. See isiklik algatus ja kogukonna algatus, nii et jah, teema on selline ohtlik. Jah, rahaga on niiviisi, et ta või olla hää või ta olla halv, aga tuum nagu köögiväitsega ka, et kas sa lõikad leiba või tiid midagi hullempat. Et pead lihtsalt nagu tollest üle käüme, et näites kunagi Eesti Edimätse Vabariigi aigu oll, kui Setomaa integreeriti Petseri maakond Eesti Vabariigiga, siis seal kohalikel politseinikel ja siis kooliõpetajatel oli siis kõrge palk, et nad seal rohkem tüütesi ja parempa spetsialisti saasi. Tõse Eesti Vabariigi aigu ka kõrras anti Setomaa valdadele, et koolidele mingi lisaraha. Aga todas anta mitte setokele õpetajatele, vaid jaotati kõigi õpetajate vahel võrdselt. Aga näites tuu, et meil on ka külän muuseum, mulle väga muuseumide ettekanne miildu. Ja tuu väikene muuseumikene, vaata kui latse ei saa kohegina sinna Tallinna muuseumitele kõik või kõiki Tartulegi ei pruugita viia, siis sinna muuseumile üks tuuas mingit õpituba tegema, setokele õpituba või siis leevekütsemise õpituba või rõivile pandmise õpituba, tuu on nii oluline seal ja praegu muuseumi asja oma küll juba seal üle selle andmebaasin ka pildistet ja ära nummerdat. Et tuu, et koha peal on ka muuseumi, mis tuu see summ, et Tallinna on niiviisi absoluutselt kõik. Tegelikult peas üle Eesti egal puul lagjan olema neid asju, sest käeva inimesel laempalt ringi ja siin ka saatust ei avita Eesti säilimises, et Tallinna on kõik asja olema. Kõik muuseumi ja kõik teatri ja absoluutselt, et tuu ei ole õige asi. Ja tegelikult, kui eestlased tahtva tõeliselt püsüme jäi nagu esihindena, siis Kaplinski ütel ka toda, et ega rahvas vajas fundamentaliste, aga timeas mõtle noid relvaga fundamentaliste, vaid ta mõttel säntsid, kes mehe mõistva hobest ette panda ja puid lahku, naset tundva ravimtaimi ja korjase noid hädakõrral umblase hindele midagi valmis, et suutva toime tulla ka kõige suurempaten kriisiden. Ja tegelikult Võru maakonna rahvas ja Setomaal inimese mõtleseki tollen võtman, et kindlustada, et ükskord latsest saasi sinna tallu tulla, kui neil nagu häda käenum ja sest koroonaaegne pagenemine näüdas, et toda lätski tegelikult vaja. Et tegelikult julgeoleku ohtum tuu, kui rahvalt võtta kodu, võtta oma rahvustunne, nagu sõs toda koduga kiäki ei kaitsa, vaid kõik kaese, kus minema pääseda. Ja üte sõnaga,
et riik võidassi, kui lupassi mitte ainult võrukestel ja setodel, vaid kõigil, kes tundva oma põlitse kohaga sidet, nii nagu see kooli ettekanne oli, et inimesed tahtva kuuli pidada, kõik sääne, nagu ma olen kindel, et nu lapsed saavad väga hää seal tunnetuse, kasvatuse ja patriotismi ja nii edasi ja kogukond toimis. Et kui säntsid asju ärhäötada, tuum nagu esihinda Hanna lõikamine. Selle koroona näide, Kihnu puhul oli ka siuke, et korraks nagu tundus, et issand, kui hästi läheb maailmas, et see koroona ometi tuli. Et meil olid ka külateed, olid täüde titekärudega, noori emasi ning kõik olid korraks. Aga kui see maa võeti, see keeld, see isolatsioon lõppis, panid kõik tsivilisatsiooni taha kohe. Et tegelikult nagu väga seda ei mõtles keegi, vaid siis kui on kriis, kui algab sõda või midagi, siis kõik teadvad, kus ei võsta kogu. Siis on selge, et meitel on reservid ning keldrid on söömisi täüde ning pütes on suularämmed ning selle pikalt elusegis tahab. Aga see on selles olukorras, kui kõik peaks väga kehvast minema. Aga mis ma tahaks rääkida Kihnu pärimuskultuuri näitel, et kuidas siis seda oeda, siis ikka nagu vahest tundub, et on nagu taris sellele põlisrahvale mingisuguseid privileege, et meil on nagu selle Võro kongressi näitel ka tundub, et see üks nagu taotlus on see justkui nagu olla privilegeeritud seisuses. Meitel on Kihnus nagu see väga tähtis on just need majanduslikud alustalad, et mille pealt siis see kultuur saab olla, on ikkagi ikka see sama tööõive on kõige tähtsam. Et seal oleks tööd teha, töökoht, et võimalus Kihnus elada. Ja siis Kihnus saarelisus on see, et on ka kallis kõiki see minna. Meitel on ju puudis, on ka juurde, indlused on vähemalt 40-50%, et meitel on alati transport. Ning kui sa lähed praami peale, siis sa ostad pileti ning ostad autole pileti ning oleme seda arutanud siit esseedest, meitel tuli ka välja, et võiks olla üks selline privileeg alalisele elanikule, et tal on tasuta sõit praamiga, sest ta et see on nagu selle maantee pikendus, et sa ei pea seal pileteid ostma. Aga muidugi ma selle kiele teemaga ma mõtlesin ka selle peale ka, et tõesti nagu Indreku ettekandes selle väga nagu jõrmutava statistika peale ning ka oma Kihnu kultuuri peale selle üle kantsi, et on, ütlen ka üks keeletead, ma ei suuda praegu viidata täpselt nimel, et need meie kasutame nüüd kieled ning ütles ka näiteks Karl Pajusalu Kihnu keele kohta, et see on Läänemere soome keel. Aga nüüd ma kasutan seda mõtet, et nagu see keeleteadlane, kelle nimi me ole, vabandust, ei meenu praegu, ütles, et murdekeeled on nagu ühe keele kopsud, et kui need kaovad, siis kaob eesti keel. Ja kas see nüüd ondki siis käe 25 aasta pärast, et see on. See või kultuuri fundamentalistide näide on väga hea. Ma toon kohe ühe viite siin, võib-olla Toomas Keho ütleb täpsemalt, minast aasta 1997 Kaido Kama on akadeemias avaldanud selle kohta ühe artikli. Soovitan kõigil soojalt lugeda kultuuri fundamentalismist. Mis puutub nüüd raha maksmisesse, seda tehakse Iirimaal, kus on 10 000 inimest umbes saavad sellest palka, et nad räägivad kodus oma lastega iiri keelt 4 miljonist, et seal on ka olukord ikka päris hale. Ma kõnele latsiga kodu ilma rahalda maakiilt. Nane ei mõista. Arvo saa õks, aga vasta ei kõnele. Ja see on ikka nagu suure kivi mäest üles lükkamine, et ma siis ka 5-6 aastat tagasi naksin ka Tallinna elama. Aga sellest ei tulnud midagi välja. Paar aastat elasime, vanem tütar 3-aastaselt läks lasteaeda ja siis ma tahtsin seal kasvatajate või õpetajate ees uhkustada, et kuidas ta ikkagi saab maakeelest aru, lõuna-eesti keelest. Ja siis ütlesin ka, et Leilikene, et kui sa ütled koer Tartu või Võru keeles, siis kuidas sa ütled koer? Aga siis ta vaatas mulle otsa ja siis vaatas õpetajale otsa ja siis ütles dog. Et ma olen seda näidet on ja siis ma sain aru, et asi on ikka väga halb. Ja ei ole ju mingi stigmat sellele, et ta seal Tartu või Võru keelt Tallinnas räägib, aga isegi 3-aastane laps sai aru, et koer muutub piniks alles lõuna poolt Emajõge. Aga kui põhja pool, kui ma surusin, siis ta on ikkagi dog. Ja siis sain aru, et
kotid selga ja otsisime kohta ja tulime sealt tulema. Nii, nüüd oleme siis Haanjamaal. Ja ikkagi kogukond on tähtis. Ja just seda enam, kui ainult üks vanem kodus räägib keelt. Ja ma arvan, et Eestis me oleme jõudnud nii kaugele enamuse kohalike keeltega, et tegelikult ei olegi enam kellelegi seda raha maksta. Sest need keeled on ka atrofeerunud ja see on nagu kaeviku sõda, mis on murdekeelte või kohalike keelte suhtes toimunud 100 aastat. Hea näide, minu ema aastal 60. tuli Põhja-Eestist, Lõuna-Eestisse Tartusse ülikooli ja aastal 60 olid Sõmerpalus 2 kuud olid koloosis, elasid taluperes. Ema ütles, et mitte midagi ei saanud aru. Et lapsed seal kodus vastasid S ja muud asjad ja brigaderist ei saanud aru ja nüüd mõned aastad tagasi käisime Kuningriigi päeval Setomaal ja ema ütles, et vaata, ma olen ikka nii kaua Lõuna-Eestis olnud, ma saan kõigest aru. Aga tegelikult mitte tema ei ole hakanud rohkem aru saama, natuks on, vaid lihtsalt see keel on niivõrd eestistunud. Ja need nooremad inimesed, kes katsuvad kodus rääkida, kas seda üldse on mõtet edasi anda, et ma olen selline nagu keelepurist, et mulle meeldib pigem vähe ja korralikult, kui et antakse seda mingisugust pidžinit edasi. Välted on täiesti paigast ära, käänded on paigast ära, hääldus on paigast. Võru-seto keeles on 2 korda rohkem kaashäälikuid, kui on eesti keeles, sest kõik kaashäälikud võivad peenenduda erinevalt eesti keelest. Välted näiteks, selline asi nagu rasse. Kõik sellised poolkeelsed ütlevad rasse, sest eesti keeles on 3. vältine raske. Aga võru keeles on rasse. Või vastupidi, omastab pere oma, peret. Võru keeles on mi perre latse. See on 3. välde, aga noorem põlvkond ütleb, et mi perre latse. Et selline, hääldus on täiesti paigast ära läinud ja ma leian, et ei ole mõtet maksta sellistele inimestele raha. Aga ma ütlen nüüd lõpuni, et ikkagi kogukond on vaja ja on vaja keelepesad. Meil on nii palju vanemaid inimesi vähemalt Kagu-Eestis, et me saame teha neid igapäevaseid keelerühmasid, keelepesasid. Aga praegu, mis lasteaedades toimub, riik annab raha keelepesade jaoks, et ma panin ka omal lapsed siis lasteaeda, kus on keelepesa võrukeelne, tuli välja, et see on ainult reedeti ja siis on 3 tundi. Sellega ei saa keegi keelt selgeks ja kusjuures kõik õpetajad, kasvatajad oskavad keelt, aga nad räägivad seda ainult reedeti kella 9-12. Et ma ei usu, et ma arvan, et me oleme jõudnud siia seisu vähemalt Eestis, et raha maksmisest enam ei ole kasu. Ja. Aga samas muidugi me räägime ikkagi väga õrnadest ju gruppidest ja nii edasi ja tegelikult ikkagi see on meie enda kultuuriline, eks ole, paljusus ja see kopsude küsimus on ka muidugi äärmiselt oluline, et kindlasti, mis puudutab minu enda nagu isiklikku seisukohta, siis kindlasti ma olen teatavate niisuguste privileegide loomise poolt või niisuguse pehme toetuse poolt, mis annab selget signaali, et riigi ja ühiskonna poolt on valmisolek toetuseks ja heaks suhtumiseks olemas, et see on nagu väga oluline. Ja see teemade ring tegelikult puudutas ka tegelikult neid ettekandeid, mida te siin esitasite. Aga siin sellest johtuvalt tõukubki üks küsimus just nimelt selle ümbruskonna suhtumine või ka riigi suhtumine, mis siin tuli meil esile ja võib-olla ongi tegelikult hea võib-olla Valti käest nüüd küsida, et teatavasti Läti riik on ju liivlastesse ka väga erinevalt suhtunud, erinevaid perioode on olnud kuni mõningate tegelaste nagu Looritsa ja Kettoneni maalt väljasaatmise ja persona non grataks kuulutamisega seni välja, et kuidas siis praegu tegelikult Lätis see suhtumine on, kas näiteks Läti riik äkki raputab endale tuhka pähe, et nad on hirmsate asjadega hakkama saanud ja tänu sellele ongi niivõrd palju igasuguseid probleeme ja asju või kuidas siis see suhtumine nagu liivlaste sellisesse, ma julgeks nimetada keelelisse, kultuurilisse ärkamisse viimastel aastakümnetel on olnud. Et äkki sa natukene ehk valgustaksid meid? Aitäh. Ma võib-olla alguses võtan nagu kokkuvõtlikult kokku ühe asja, mis kõlas siin läbi nii mitmeski ettekandest, et võib-olla see olulisim teadmine, mida ühiskonnas oleks vaja, on see, et väikeste kultuuride, väikeste keelte, väikeste kultuuriruumide arendamine ja toetamine ja nende endi areng
mitte kedagi ei ohusta. Ja see on võib-olla selline, mis on sadade aastate jooksul välja kujunenud, on see meie ja siis õiged ja valed, eestlased, õiged valed, lätlased, õiged valed kultuuriruumid või keelekujud. Ja ma arvan, et nüüd uuemal ajal ikkagi just see arusaam on see, mida on rohkem ja rohkem ühiskondades üldse tekkinud. Et Läti suhtumine liivlastesse on tõesti olnud nagu ajaloo jooksul väga erinev. Et see võib-olla 20-ndatel, 30-ndatel oli siuke neutraalne, mõned selliste jällegi separatismi väidetele põhinevate selliste negatiivsete väljendustega. Tänapäeval ma ütleks, et viimase 10 aasta jooksul on see suhtumine paljuski muutunud ja seda kahel põhjusel, et kui mina õppisin veel koolis 90. aastate alguses 80. aastatel, siis üldarusaam Lätis oli selline, et mingeid liivlasi ei ole olemas, liivlased kõik sulid välja 13. sajandil. Ja see on see muutus, mis on tänapäeva Lätis toimunud, et ütleme, et keskmine lätlane nüüd teab, et liivlased on olemas. Ja väga paljud ka teavad võib-olla rohkem sellest, kuidas selle liivimaailmaga lood on, et seda sellepärast, et see liivlaste nähtavus on palju parem. Aga jällegi see probleem, mis on just riigi suhtumises, on suurel määral see, mida ma tõin oma ettekandes välja, on see statistika küsimus. Et on pidevalt siis, kui nagu räägitakse sellistest olulistest asjadest, olulistest sammudest, mida tuleks teha, et pidevalt leidub keegi, kes hakkab rehkendama seda ja ütleme, et vabandust väga, et milleks meil on vaja säilitada midagi, millel ei ole, ma ei tea, elektoraalset väärtust, mingisugune kogukond, mis elab laiali mööda Lätit või millel ei ole sellist majanduslikku otsest tulu, aga siin on ka see muutus, mis on nüüd päris viimastel aastatel veel toimunud, on see, et Lätis on hakanud tekkima ka see arusaam, see liivipärand ei ole taas, see ei ole ainult liivlaste endi teema, vaid see puudutab kõiki need Läti alasid, kus liivlased on kunagi elanud ja see liivipärand on osa Lätist, osa Läti pärandist ja see puudutab igaüht, kes on Läti keele rääkija või Läti kultuuri kandja. Ja see on see, mis on aidanud nagu see isikustamine ja on aidanud kaasa mõista liivlaste probleeme ja mõista seda, et miks seda liivi keelt, kultuuri ja pärandit on vaja säilitada. Nii et muidugi nii. Aitäh. Nii, aga ma annaks nüüd saalile siis võimaluse küsida. Jah, palun, ütelge ees ja perekonnanimi ja siis küsimus. Kasutaksin seda haruldast võimalust küsida ekraanil esinejalt natuke rohkem veel Lätimaa kohta, et kuidas seal, kui palju neid rahvaid ja kogukondi põliselanike hulgas on ja millised on eelistatud riigi poolt ja millistel läheb kehvemini? Kas te kuulsite mu küsimust? Ma saan aru, et see küsimus, mis vast oli mulle adresseeritud, ma osa sellest küsimusest kuulsin, osa ei. Aga nüüd, ja kui ma saan aru, et see küsimus on natuke laiem nendest erinevatest Läti kultuurirühmadest, mis on, ma juba hakkasin rääkima sellest, et meil on ajalooliste maade seadus hiljuti vastu võetud ja seal on see mõte sellel seadusel on just tagada seda, et see kultuuriline mitmekesisus säiliks. Seda, et nagu toetada igasuguseid identiteedi väljundeid ja mis on üks väga oluline aspekt on see, et me räägime riigi toetusest, aga omavalitsustel on tegelikult väga suur roll just selle paikondliku identiteedi säilitamisel ja sageli on paraku, ma loodan, et Eestis on lood parem, aga paraku me näeme väga palju seda,
muuseumi juhataja ei räägi raamatukogu juhatajaga, kuigi nende kontorid väikelinnas asuvad 300 meetrit teineteisest, et see konkreetne juhtum, mis meil on olnud Ida-Lätis ja selle seaduse läbimõte oli see, et meil omavalitsused teeksid koostööd, riigiasutused teeksid koostööd omavahel, kui ja võtaksid arvesse need identiteedi küsimused. Hea näide siin oli liivlaste kohta see, et kui oli vana haldusreform, see Liivi rand on olnud kogu aeg jagatud 2 erineva omavalitsuse vahel ja kui üks omavalitsus enne neid oli 3. Ja kui üks omavalitsus tegi oma turismikaarte, siis nende jaoks Liivi rand oli ainult see osa Liivi rannast, mis jäi nagu nende omavalitsuse piirides. Ja justkui neid teisi külasid, mida on umbes pool sellest jääb väljapoole, et justkui neid ei olekski. Ja siis see tulemus on see, et ja see on selline veel oht, kui seda pilti kokku ei tooda, siis lõpuks see aktiivsem piirkond, kus võib-olla seda, jällegi Liivi pärand on hea näide, et kui meil on ühes kihelkonnas või ühes maakonnas seda pärandit promotakse aktiivselt ja teises mitte, et siis ta lihtsalt hakkab nagu sureb sealpool ära, et see ala jääb väiksemaks ja väiksemaks ja puhtalt selle pärast, et ei mõelda nagu kompleksselt. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele, aga ma tõesti ei kuule seda päriselt. No, ma usun, võtame 1-2 küsimust, aitab küll, et meil on ajalimiit siin praegu. Ja, aga siis lühikene küsimus ja paluks ka vastata lühidalt, muidu ei jõua. Tere, Virve Kurbalan, Tallinna linn ja Kulla Ketra, tantsuansambel ja annan ajalist tantsu Muusikaakadeemiast lühidalt. Nii, ja siis nagu öeldi kommentaar, Mustamaal elan ka veel. Et Tallinna linnast on kõik on, araablaste on ja siis on neid somaale ja hiinlasi ja kõike on, türklasi on hästi palju ja siis meie on Põhja-Eesti keelt räägime. Ja siis kui te hästi töötate, siis äkki saame ka kuidagi mingi kultuurantoloomia endale. Ja siis teine asi on see, et Tallinna linnas on pissas linn ja öeldakse niimoodi, et kulge kõik maksi kinni. Kulla ketraed. Ja meil on siis rahvariided, tantsuansamblin, 3 korda kiiremini kuluvad ära kui koorilauljal. Võt ja maksamegi seal kõike. Natuke saame midagi ja võtmedi on. Et töötage hästi, äkki läheb meil ka hästi. Sealt tuleb tagant ja siis siia ettepoole ka paluks korra. Ja aitäh, Ülle Juht siinpool. Minul on küsimus ettekandja tegejale, et kui ettekanne algas erinevatest murretest ja nimetati ära setod ja nimetati ära võrokesed ja jõuti ka saartele, aga jäi nimetamata mulgid. Kas tahtlikult või tahtmatult? Aitäh. Kellele see küsimus nüüd? Indrekule. Tiina Veisserik Eesti Kultuurikojast. Küsimus. Indrek vastab ära, et ja siis. Kõik ei jõudnud nimetada. Loomulikult on neid rohkem ja meil on Eestis selline liikumine praegu, millest väga palju laiemalt ei teata. Ajakirjanduses praktiliselt pole üldse räägitud, on põlisrahvaste liikumine. Sellised tekivad kohapealsed väikesed sihtasutused ja instituudid ja mulgid kindlasti on aktiivsed. Siin Läänemaal on ja mujal on ka. Et lihtsalt kõik ei jõudnud üles lugeda. Meil on palju, 107-108 kihelkonda. Ma ütleks, et iga kihelkond on rahvas ja mõni on isegi mitu ja keelt. Ja. Nii, aga veel üks küsimus siis viimane. Ma märkan, et siin on vapustav potentsiaal, aga see on nagu üksik liikudes ja kas te olete mõelnud sellele, kõlas kogu aeg küsimus, kuidas saada toetust, et ellu jääda. Aga ellujäämise küsimus on praegu kultuuririkkus ja kui palju on mõeldud sellele, kuidas suhestuda Euroopa elu ja looduse hoidjatega, kus kõige aktuaalsem on just kultuuri ökoloogia, kultuuririkkuse hoidmine ja kui võrgustikuna me suhestuksime läbi loomekodade, töökodade, kas te ei arva, et sellel oleks jõudu? No, küll vastu. Kahtlemata, et me oleme Võru kongressiga juba herätavalt mõjunu ja põlisrahval, põliselanikel kui kultuuri ta järjepidevuse kandjatel. Ongi tegelikult oma maaliks nagu kõige suurem kogemus siin elada ja me peamegi kõik kokku hoitma ja tuu sääne põlisrahvaste vaatest oma maasse suhtumine,
et Sälumaa mi esivanemate tüü kõik juba, mi lapsepõlv, tuum kõik nagu sääne nagu nii suur köödus mi maaga ja tuum kahtlemata oluline. Ja kindlale põlisrahva kõik pead kokku hoitma ja Võru kongress tege ka tõiste põlisrahvastega koostüüd. Aga ma tahtsin üte asja veel ütelda, mis haakus eelmiste ettekannetega, et kõlasi läbi priviligeeritu sõna. Ma arvan, et Võrukas ei ole priviligeeritu, sellepärast, et 30 aastat on Eesti Tõnevabariik andnu maksumaksjate raha eest venekeelset kooliharidust. Ega päiv, kõik aig, senimaani välja. Nüüd tahetas toda kooli eestikiilses muuta ja siis on jälle vaja riigi raha, et kõik õpetaja uuesti kõik opata ja jälle uus restart anda. A Võrukese ma saanu mitte egan koolin, 1 tund nädälin, mingin 1 klassikomplektin, kes on priviligeeritud. Jah, aitäh. Kas ma võin, mul ei olegi tegelikult küsimus, aga kui ma olen kohanud näiteks sellist eestlast, kes tegelikult eestlased on varem ka ikkagi ühest keelkonnast teise rännanud, eks ole. Minu vanaema on Saardest, ma tean natuke Saarde, tähendab tegelikult ta on mulk tegelikult ja ta on kolinud Saardesse, siis minu isa poolsed on seal Tõstamaa kihlastega seal, eks ole, kõiki keeli ma olen kuulnud, kõigist saan aru. Siis ma tulin Lõuna-Eestisse ja saan nendest ka aru ja kui ma tulin siis päris puhast Tartumaa keelt veel kuulsin, mida enam ei kuule. Et mida siis teha nende inimestega, kes on nagu, mõnikord need Kesk-Eesti inimesed ütlevad, meil ei ole mitte ühtegi muret, meil on ainult eesti keel. Aga just need võib olla need, kes nagu, minusugused näiteks, sest mina näiteks Mats Traat tõlkis meie koolile neid kohalikke legende puhtasse Tartumaa keelte, Lõuna-Tartumaa keelte. Et me oleme neid õpetanud. Vaat just see, et see eestlane saabki aru, et tema selles samas kodumaas on nii palju seda rikast keelt, sest see on nii põnev, kui sa kõikidest nagu aru saad. Et sa saad nagu, et see peaks olema üks asi, mis nagu, et kui inimene on ta hindab, siis ta toetab, siis ta ei ole ka üleolev setude suhtes, kui ta teab, et see ongi meie rikkus, aga ta peab seda teadma, kui ta üldse ei tea, siis on asi untsus. Jah, aga see ongi väga, väga oluline, millest ka natukene on olnud juttu, et just nimelt, et riik ja nii-öelda sellised eestlased nagu sa ise, et me saaksime aru, et selline murdeline, eripäraline maastik, et see on meie rikkus, mitte see probleem, mida peab jooksma lahendama ja kinni maksma ja mida iganes, et tuleb ka kohalda kui rikkust ja kui väärtust, mis väärib edasikandmist põlvest põlve ehk läbi aegade. Ja kas ma saan ütelda ka midagi selle kohta? Okay. Kui Jaan Kaplinski on ütelnud, et eestlased on Euroopa indiaanlased, ma ise arvan, et me indiaanlased on pigem Ameerika eestlased, et meil on seda indiaanlust siin väga palju. Ameerikas on selline asi, et paljud indiaanlased on kaotanud ka oma juured konkreetse hõimuga, reservaadiga, nad on linna indiaanlased. Aga nad kõik teavad väga hästi, et nad on kuskilt reservaadist või kuskilt maalt, mingist konkreetsest paigast pärit. Ja minu arvates need linna eestlased, kellel on noorem põlvkond juba selline, kellel ei ole tõesti võib-olla sidet, aga nad võivad selle üles otsida ja tunda ennast siis linna eestlastena nagu linna indiaanlastena. Ja lihtsalt pinguta, kui nad peavad teadma, et ikkagi see kultuuririkkus, see tuleb kuskilt kindlast paigast ja kohast ja kohalikust keelest. Ja isegi kui nad seda enam ei oska, nad ei tohiks seda halvustada. Sest praegu on seda halvustamist on väga palju igal pool meedias ja nii edasi. Lihtsalt aupaklikumalt suhtuda, olla linna eestlased nagu linna indiaanlased. Ühesõnaga, juured on väga tähtsad. Ükski puu ei seisa püsti ilma juurteta ja tegelikult igal rahvusel ja etnisel grupil on ka juured. Et nende mõtetega me selle paneeliga täna siin lõpetame ja aitäh Kauks Sülle, aitäh Mare Mätas, aitäh Indrek Park ja aitäh sulle, Valt. Head konverentsi jätku! Suur tänu kõigile!